Nii, siis nüüd järgmine ülesanne. Maagaas sisaldab peamiselt metaani. Metaani võib sisaldada või kasutada ka autokütusena. Kirjuta metaani struktuurivalem. Met on 1 ja aan tähendab, et ta sisaldab põhimõtteliselt ainult süsinikke ja vesinikke. Ehk siis meil on 1 süsinik ja siis tal peab olema 4 sidet, nii et me paneme siia otsadesse lihtsalt vesinikud. Nii, ja järgmine või siis selle ülesande alaosa, et mingisse autosse mahub 15 kilo metaani, mitu kuupmeetrit võtab see gaasikogus endal normaaltingimustes, ehk siis me teame, et metaani mass on 15 kilogrammi. Siis meil põhimõtteliselt on vaja leida ruumala. Seda küsitakse. Kuidas me saaks seda teha, on näiteks, et me leiame moolide arvu, mida me teeme selle valemiga. Ja siis moolide arvu kaudu me saame leida ruumala, sest ruumala on avaldatav sellest valemist, mida kõik peaksid teadma. Nii, ja siis alustame sellest, et me leiame siis molaarmassi. Ehk siis molaarmass CH4. Nii, võtame tabelist, süsinikke on siin 1, nii et 1 korrutada 12, 12 tuleb perioodilistustabelist ja siis sellele lisame vesiniku aatommassi, mis on ühe aatomi mass on 1 ja siis korrutada 4, ehk siis me saame 16 grammi mooli kohta. Nüüd me saame leida siis nende moolide arvu, ehk siis N võrdub M jagada M-iga, me saame, tegelikult see võib olla kilogrammi kilomooli kohta ka, siis me ei pea teisendama. Siis me saame 15 jagada 16-ga, me saame 0,9375, see on siis kilomooli. Nii, siis on, ja siis me saame kasutada seda valemit. Me teame, et see ideaalgaaside ruumala asi oli see 22,4 kuupdetsimeetrit mooli kuupdetsimeetri kohta. Ehk siis me saame arvutada V, avaldame V, ta on siis N korda see VM on 0,9375. Nüüd me peame selle moolid detsimeetri kohta tegema. Teeme, et see on kilomoolid kuupmeetri kohta. Ja korrutada siis 22,4 ja me saame 21 ruutmeetri või kuupmeetrit. Nii et me saame, et vastuseks selle 21 panna. Nii. Järgmine ülesanne, akudes kasutatakse akuhapet, mis on see väävelhappe lahus. Kui akuhappe tilgub auto terasosadele, siis ta reageerib rauaga ja tekib sool, kus raua oksidatsiooniaste on 2 koosta ja tasakaalusta vastava reaktsiooni võrrand. Ehk siis meil on raud, millele tilgub peale väävelhappe. Väävelhappe on H2SO4. Nii, ja siis ta ütleb, et tekib sool, kus raua oksidatsiooniaste on 2. Sool on siis mingi metallikatti on pluss happeanion. Happeanion siin on SO4. SO4 oksidatsiooniaste on -2 ja raual on +2, nii et me ei pea seda rohkem muutma kuidagi. Kuidas ma tean, et SO4 siis oksidatsiooniaste on -2 on esiteks seeläbi, et siin on 2 vesinikku ees. Vesiniku oksidatsiooniaste on 1, nii et kui need on 2 tükis, järelikult SO4 oma peab olema vastavalt siis -2, et kokku tuleks 0, aga teiseks seda saab ka vaadata seda metallid või selle lahustuvuse tabelist, seal on tavaliselt kirjas see. Nii, ja siis veel jääb alles vesinik ja vesinik lihtsalt hõljub ära.
Nii, siis küsitakse, millist järgmistest kodumajapidamises leiduvatest ainetest kasutatakse akuhappe neutraliseerimiseks. Põhimõtteliselt meil on vaja mingisugust aluselist asja, tärklis ei ole aluseline, piiritus ei ole aluseline, söögisooda on aluseline, äädikas on happeline, keedusool ei ole ka. Nii, mida tähendab akuhappe pudelil olev ohumärk? See tähendab, et see on söövitav. Nii. Eesti 6. ülesanne. Eestis toodetakse suur osa põlevkivist Narva elektrijaamades, sisaldab väävliühendeid, seetõttu tekib vääveldioksiid. Tekkinud vääveldioksiidi kasutamiseks või sidumiseks pannakse seda kokku kaltsiumhüdroksiidiga kooste ja tasakaalusta vastav reaktsioonivõrrand. Ehk siis meil on väävel ja siis dioksiid ehk 2 O-d. Nii, ja siis tema tuleb panna kokku kaltsiumhüdroksiidiga. Kaltsiumhüdroksiidi või kaltsiumi oksidatsiooniaste on 2, sellepärast et on teises A-rühmas. OH-l on -1, järelikult meil on vaja 2 OH-d. Nii, ja siis need lähevad kokku oma vahel. Ehk siis meil on aluseline oksiid pluss alus. Happeline oksiid pluss alus, vabandust. Ma arvan, siit tekib sool, ehk siis kaltsium SO3 ja siis eraldub vesinik. Nii, jah. Ohud said kasutatud, H-d lähevad ära, kõik on korras. Tasakaalustada midagi ei ole vaja, sellepärast et nende erinevate aatomite arv on mõlemal pool noolt siis võrdne. Nii, vääveldioksiidi sattumisel õhku reageerib see õhuniiskusega, kirjutas reaktsioonisaaduse valem ja nimetus. Ehk siis põhimõtteliselt, kui on vääveldioksiid, siis ta vahel läheb veega kokku ja siis mis siit tuleb? Siit tuleb H2SO3. Ehk siis see on väävelhappe. Ehk siis tuleb H2SO3 ja väävelhappe. Kuidas ma tean, et väävelhappe tuleb, on see, et meil on siin aluseline oksiid, happeline oksiid ja ta läheb kokku veega ja kui happeline oksiid läheb kokku veega, siis me lihtsalt teame, et sealt tuleb happe. Kuidas me teame, et täpselt väävelhappe tuleb, on see, et me näeme, et siin on SO2, siin on 1 O üle. Kui me vaatame sellest lahustuvuse tabelist, siis seal on selline asi nagu sulfaatioon, see on happeanioon ja me teame, et see peab olema. Seal on -2 on selle oksidatsiooniaste ja me teame, et meil on vaja see saada 0, seal on juures ka 2 vesinikku. Nii, millist keskkonnaprobleemi põhjustab see saadud asi? See on happevihm. Happevihm. Tavaliselt, kui on mingi väävliga seotud asi ja küsitakse, mis keskkonnaprobleem on, siis see on happevihm. Nii, Kirde-Eestis on põlevkivi ja lubekivi segamini ja kaltsiumkarbonaat kuumutamisel läheb metallioksiidiks ja üheks mittemetallioksiidiks. Ja mittemetalli oksidatsiooniaste on 4 ja siis koostaja tasakaalusta kaltsiumkarbonaadi lagunemise reaktsiooni võrrand. Ehk siis kaltsiumkarbonaat on CaCO3. Kuidas ma tean seda, on see, et CO3 on karbonaatioon ja kaltsium on kaltsium ja need tuleb lihtsalt kokku panna, et saada siis vastava nimega asi. Nii, siis seda kuumutatakse ja siis sealt tuleb üks metallioksiid ja üks mittemetallioksiid. No metallioksiid on ilmselt kaltsiumoksiid ja sellel on oksidatsiooniaste 2 ja -2 on ju. Ja siis tuleb tõenäoliselt siis, mis meil üle jääb, on süsinik ja siis süsinikuga me teame näiteks süsinikdioksiidi ja siis me teame süsinikoksiidi ehk siis süsinikmonooksiidi. Me ühe O kasutasime ära, ühe hapniku kasutasime ära, nii et meil jääb 2 alles, nii et siin saab olla CO2. Ja see sobib ka sellepärast, et nad ütlevad, et mittemetalli oksidatsiooniaste siin peab olema 4. Me teame, et hapnikul on -2, meil on 2 hapnikku, järelikult süsinikul peab olema 4, et see oleks võrdne. Nii, ja nad ütlevad, et metallioksiid reageerib veega, moodustades hüdroksiidi ja siis kirjuta reaktsiooni saaduse valem ja nimetus. Nii, jah. Põhimõtteliselt, kui me paneme kaltsiumoksiidi vette, siis me saame kaltsiumhüdroksiidi.
kaltsiumhüdroksiid. Nii, ja miks see tuleb OH ja siis miks me seda 2 korda võtame, on see, et kaltsiumi oksüdatsiooniaste on 2, sellepärast et ta on teises A-rühmas ja me teame, et OH oksüdatsiooniaste on -1. Nii et need peavad olema võrdsed, kokku peab 0 tulema, nii et me peame võtma 2 OH-d, et saada kokku 0. Nii et me saame kirjutada kaltsium OH ja siis siia väike 2 ja see on kaltsiumhüdroksiid. Nii, ja siis milline on tekkinud hüdroksiidi lahuse pH? Kaltsiumhüdroksiid on väga aluseline. Ta on väga tugev alus, nii et tema pH peab olema suur. Ehk siis pH on suurem 7. pH võrdub 7 tähendab, et ta on neutraalne, pH väiksem kui 7 tähendab, et ta on happeline. Nii, ja hüdroksiidi lahust saab neutraliseerida happega koostaja tasakaalusta reaktsiooni võrrand punktis B saadud hüdroksiidi lahuse neutraliseerimiseks lämmastik happega. Ehk siis meil on kaltsiumhüdroksiid ja nad tahavad, et me paneks sinna lämmastikhapet juurde. Lämmastikhape on HNO3. NO3, seda tuleb peast teada, aga me teame ka seda, et NO3 on siis nitraat, mis on kirjas seal lahustuvustabeli juures ja kui sinna H ette panna, me teame, et selle oksüdatsiooniaste on -2 ja siis vesinikul on 1. Nii, hästi, me paneme need kokku, paneme aluse ja happe kokku, siis järelikult tuleb sool ja tuleb vesi. Sool on siis ilmselt kaltsium NO3, neid on 2 tükki, pluss siis H2O. NO3 selle oksüdatsiooniaste on -1, kaltsiumil on +2, seega me peame võtma NO3 2 korda. Niisiis, nüüd peame siis hakkama tasakaalustama. Siia ette me paneme 2, sest meil on 2 NO3 vaja. Nii, ja siis kaltsiumit meil ei ole rohkem vaja juurde teha, nii me peame nüüd vaatama, et H2O saaks korda. Ehk siis siin meil on 2 O-d ja 2 H-d, siin meil on veel 2 H-d ja me saame siia ette panna 2 ja ongi kõik tasakaalus.